Kas kõik on valmis? Mikrofonid sees, helitasemed kontrollitud, 1, 2, musa, kas sina oled oma poolel valmis? Nii hea tunne on lõpuks sellega alustada. Kõik korras siin, Saara. Kohv on valmis, märkmed on, kuskil selle kaardihunniku all, ma arvan. Teeme ära. Suurepärane! Tere tulemast kõigile Kaja kõige esimesse episoodi. Mina olen Saara. Ja mina olen Musa. Ja vau, Saara, kas sa usud, et me lõpuks teemegi seda? Kõik need hilisõhtused ajurünnakud, mis siis, kui alustaksime reisi podcasti jutud? See tegelikult juhtubki. Uskumatu, eks ole? Ma tean, eks. Nii imeline tunne on tegelikult siin olla, salvestamas. Kõigile, kes kuulavad, Kaja saab olema meie ruum, kus kajastada meie reisikogemusi, häid, vahel ka naljakalt halbu ja kõiki praktilisi nippe, mida oleme teel õppinud. Ma mõtlen, meie kahe peale kokku oleme ikka päris palju lennumiile kogunud, kas pole? Issand, milliseid lugusid me võiksime rääkida? Aasta alahindamine, Saara. Ma arvan, et ma olen kuskil 52 riigis käinud nüüd. Ja sina ei jää kaugele maha. Tundud, et lendad alati kuhugi uude kohta. Niisiis, meie suureks debüüdiks, meie kõige esimeseks Kajaks mõtlesime käsitleda midagi üsna päevakajalist ja olgem ausad, paljude jaoks natuke hirmutavat. Osaka Expo 2025. Kas sa suudad üldse ette kujutada selle mastaapi? Expo! Ma olen sellest nii palju summina näinud ja Musa, sa olid seal hiljuti, eks ole? Veetsid seal mitu head päeva. Milline oli sinu nii-öelda esialgne aus arvamus? Sest ma olen kuulnud, vastakaid arvamusi, eriti kõige selle navigeerimise kohta. Tundub nagu korralik missioon. Mu jumal! Jah, ma pürendasin sellele umbes 3 pikka päeva ja olles täiesti aus, Saara, see tundus paljuski nagu järjekordade Expo, kui ma täiesti aus olen. Aga, ja see on suur aga, on häid uudiseid, sest täna jagan ma oma isiklikult testitud tõestatud nippe, kuidas kogu selles pileti ja paviljoni kaoses navigeerida. Olen üsna kindel, et igaüks, kes kuulab, saab tead küll palju sujuvama külastuse kui minu esialgne, nimetagem seda tuleproovi. Milline algus see oli? Järjekordade Expo. See maalib kindlasti pildi, kas pole? Ma kujutan juba ette seda inimeste merd. Niisiis, sa mainisid piletit ja paviljonide broneeringuid. Mis sinu kogemuse kohaselt tegi selle aspekti külastajate jaoks nii eriti keeruliseks? Kas see oli lihtsalt inimeste hulk või oli süsteem ise natuke, raskesti taltsutatav elajas? Mu jumal! Natuke mõlemat. Tegelikult niisiis, Osaka Expo 2025 piletid ja paviljonide broneeringud. Ma mõtlen, need võivad olla tõeliselt segadust tekitavad, tead. Sul on mitu loteriid, terve hulk erinevaid piletitüüpe ja siis on veebisait, mis võib olla natuke keeruline kasutada pehmelt öeldes. Minu enda ooteaeg lihtsalt sissepääsuks oli umbes 40–60 minutit. Lihtsalt väravatest sisse saamiseks. Vau, kas sa suudad seda uskuda? Täpselt. Ja mõnede populaarsete paviljonide puhul, Saara, see ooteaeg venis lausa 2 tunnini. Kas sa kujutad ette? Niisiis täna selgitan ma, kuidas kulutada vähem aega ootamas ja rohkem aega tegelikult nägemas asju selles järjekordade Expos. Minu eesmärk on anda igal kuulajal reaalseid praktilisi strateegeid, sest ausalt öeldes Expol endan on uskumatu asju, kui sa logistilistest takistustest mööda saad. Sa ei usuks mõningaid paviljone. Ma olen juba konksu otsas. Tundub, et paljud külastajad läivad tunda end natuke, ülekoormatuna, enne kui nad üldse planeerima hakkavad. Milline oli tavaline kogemus või ehk üldine ootus, mida inimestel on, võrreldes tegelikkusega, mille sa Osakas koha peal avastasid? Tundub nagu natuke šokk süsteemile. Mida paganat nad mõtlesid mõne asjaga? Tead, suured üritused, eriti maailmanäitused, on alati põnevad. See sumin on olemas, eks ole, aga seal on ka see varjatud nii-öelda hirm rahvahulkade ja lõputute järjekordade ees, eks, see võib entusiasmi tõsiselt pärsida. Enne Osakasse minekut olid mul kindlasti sarnased mõtted, nagu okei,
kas ma veedan jälle poole oma reisist lihtsalt seistes? Olin valmis tavapäraseks saginaks, aga Osakal oli oma ainulaadne keerukuse kiht, ütleme nii. Väga-väga paks kiht, issand halasta. Niisiis, pidi olema mingi hetk, mingi ahaa või ehk hetk, mis pani sind ütlema, okei, ma pean selle süsteemi tõesti välja nuputama ja kohe praegu välja nuputama, kui ma tahan sellest reisist maksimumi võtta. Sa pidid mõtlema, see on hullumeelsus. Absoluutselt. Seal see tõeline seiklus või ehk pusle mõistatamine algaski. Osaka Expo 2025 piletid ja tead kogu see paviljonide broneerimissüsteem. See on ülesehitus, mis ma arvan ajas paljud segadusse, kaasa arvatud mind ennast kindlasti alguses. Sul on need loteriid, erinevad piletikategooriad ja see vahel lausa vihale ajavalt keeruline veebisait. Ausalt, kes selle kujundas? Mis siis murdepunktiks sai? Mul on sellest kõrini hetk. Minu jaoks oli tõeliseks äratuseks see 40-60 minutiline sissepääsu järjekord esimesel päeval, millele järgnes kohe 2-tunniste järjekordade megemine mõnede peamiste paviljonide juures. Ma lihtsalt mõtlesin, okei, Musa, peab olema parem viis kui see, lihtsalt peab olema. Tead, mina mõtlen. Ja sellepärast me sellest praegu rääkimegi. Expo on paljude reisi planeerivate inimeste jaoks silmapiiril ja ma tõesti ei taha, et keegi raiskaks väärtuslikke tunde järjekorras, nagu ma peaaegu tegin. See info see on ülioluline. Tõesti, kui sa tahad oma aega seal maksimaalselt ära kasutada ja tead oma vaimset tervist säilitada, taevas hoiku, et sa selle kaotaksid. Niisiis saastud meie ütleme, selle episoodi Expo senseiks. Milliseid võtmevaldkondi sa täna meile tutvustad, et aidata kuulajatel oma külastust tõhusamalt planeerida ja loodetavasti vältida mõningaid neid järjekordadega seotud peavalusid, sest kellelegi ei meeldi need. Kas sa suudad midagi hullemat ette kujutada? Expo sensei, see meeldib mulle. Jah, mõtle minust või pigem sellest podcastist ja minu 3D-vas Expo katse-eksitusmeetodil kui sinu mentoriks sellel konkreetsel teekonnal. Ma juhatan sind kõigest läbi samm-sammult, alates Expo ID registreerimise pisiasjadest, sinu stiilile sobivate piletite valimisest, paviljoni loteriide saladuste paljastamiseni kuni mõningate kavalate taktikateni nende tabamatute samapäevaste broneeringute saamiseks. Kõik taandub natuke, kavalusele. Saad aru? Kavalustaktikad. See meeldib mulle veelgi rohkem. Niisiis, need on teadmised, mis on sündinud, nagu sa ütlesid, raskelt teelt. Tundub, et seal on lugusid. Milline lugu see küll olema peab? Kindlasti. Need on õppepunnid, mille ma õppisin raskelt teelt, koos hulga, vaatluslikku uuringute järjekordades. Minu eesmärk on aidata igal kuulajal saada palju informeeritumam ja põidlad pihjus, tõeliselt nautitav Expo kogemus, milma, tead, et tundmata, nad on lihtsalt lõputusjärjekorras, kõige jaoks. Kas see ole mitte ündrim? Okei. Sukeldume siis esimesesse takistusse, Expo ID registreerimine. Mis on absoluutselt esimene samm, mida inimesed peavad tegema ja kas on mingeid tavalisi lõhked, mida kohe alguses vältida, et hiljem palju frustratsiooni säästa? Ma teen märkmeid, see on kuld. Just. Esimene ja kriitilisem lävi on see Expo ID registreerimine. See on ülioluline. Sa pead selle tavaliselt tegema enne mõnasti piletiosteid. Ja siin on esimene kuldne nipp. See on midagi, millega ma kindlasti mõne aega jännist sain. See, et sinu Expo ID peab kasutama ainult väikesi tähti. Ma sain pidevalt viga ja mõtlesin, mis toimub, kuni ma lõpuks selle välja nuputasin. See oli üks neist, kas sa teed nalja hetkedest, hoidku selle eest. Ainult väikesed tahed, see on nii lihtne asi, aga nii kerge mööda vaadata, eks ole? Kas ID-ga on veel mingeid veidrusi, millest inimesed peaksid teadlikud olema? Issand, mis seal veel olla võiks?
Ja ka siis, kui su nimi on üsna tavaline, võib sümboli, näiteks alakriipsu lisamine lõppu aidata, mõnikord, kui see ütleb, et ID on võetud. Sa teed seda kõike Osaka Expo 2025 ametlikul veebisaidil. Ja ära muretse, kõigi nende veebisaitide kohta, mida me mainime, nagu ametlik sait, Cloak, Expo Quick sait, piletite portaal, ligipääsetavus, sularahate info, kõik see, me hoolitseme selle eest, et paneme otseviited kõigele saatekülalistele märkmetesse podcasti kirjeldusse, et saaksite need kergesti leida. See ID, see on sinu absoluutne võti, eriti piletite jaoks, mis võimaldavad sul paviljone ette broneerida. Niisiis, tee see ära ja sa oled juba teinud suure olulise sammu. Usu mind selles osas, sa ei kahetse seda, eks ole? Expo ID korras siis. Hea nipp linkide kohta kirjelduses, see on kõigile väga kasulik. Aga mis saab piletitest endist? Tundub, et seal on päris palju valikuid. Võib-olla mõned on selged liitlased hea reisi jaoks ja võib-olla mõned teised on, mitte päris vaenlased, aga vähem ideaalsed sõltuvalt sinu plaanidest ja ausalt öeldes sinu kannatlikkuse tasemest. Milline miiniväli? Sul on õigus, valikuid on palju ja hea on teada, millised neist sinu ja sinu reisistiili jaoks sobivad, sest üks suurus siin kindlasti kõigile ei sobi. Esiteks on 1 päeva pilet. See on umbes $50, midagi sellist. Hea üheks tead tõeliselt keskendunud päevaks, aga hoiatuseks. Nädalavahetuse hinnad võivad sageli olla kõrgemad, nii et pea seda meeles. Kes teadis, eks ole? Hea teada. Mida veel pakutakse? Nad pole seda lihtsaks teinud, eks ole? Siis on argipäeva pilet. Umbes $40. Niisiis, kui sa saad minna esmaspäevast reedeni, see on kindlasti eelarvesõbralikum ja üldiselt vähem rahvarohke, mis on boonus. Õhtupilet. See sai minu isiklikuks lemmikuks umbes $25, ma arvan. Sissepääs on pärast kella 15. Paviljonid hakkavad tavaliselt sulguma kella 21:30 paiku ja kogu ala kell 22 ja järjekorrad saara oluliselt lühemad. See oli minu kogemuse kohaselt ausalt öeldes tohutu võit, tõeline mängumuutja. Kas sa suudad seda erinevust uskuda? Õhtupilet kõlab nagu proffide käik. Vähem rahvast, parem hind, mis seal mitte meeldida, eks? See on üks, mida ma meeles pean. Geniaalne! Täpselt. Ja lõpuks on hooajapilet. Umbes $200. See tasub end ära ainult siis, kui sa tõesti plaanid käia palju kordi. See nõuab ka näotuvastust see üks, nii et natukene rohkem kaasatud. Nüüd kust osta? Ametlik Expo sait. Või sait nagu Cloak, jälle kõik need lingid on kirjeldusest, ära muretse. Need on õsaldatavad, sa ei tahaks ju petta sajada, eks ole? Ja need kiirpiletid, mida sa varem mainisid, mis nendega lugu on? Just, on ka midagi nimetatud Expo Quick saidiks. See on lihtne, aga siin on konks, omamoodi varjukerajused, kui soovid. Need kiirpiletid ei võimalda sul paviljoni broneerida, sa pead selleks kasutama kohapealseid terminale. Niisiis natukene hasartmäng. Ja sinu kõige suurem liitlane selles kõiges jädja. Osta piletid ette ja mis kõige tähtsam, broneeri oma külastuskuupäev ja aeg. Ma ostin omad enda umbes 8 päeva varem ja isegi siis olid kella 9 ja 10 hommikused sissepääsud ajad juba täis. Pidime minema kella 11. Niisiis, mida varem sa selle lukku saad, seda parem kindlasti. Selles on jaotustki, eks ole. See on tõesti suurepärane, praktiline nõuanne piletite kohta. Nüüd proovime tegeleda nende vahel tardetud paviljonide broneeringutega. Sa mainisid loteriisüsteemi, mis kõlas, natuke nagu hasartmäng ja potentsiaalselt massendav, kui sa ei saa seda, mida sa tahad. Inimsokk! Natuke nagu hasartmäng on väga viisakas viis seda öelda, Saara. Paviljoni loterii, ausalt, see tundus vahel natuke nagu jooksev nali, pean ütlema. Aga ma arvan, et ma murdsin lõpuks koodi lahti. Paljud tipptasemel paviljonid nõuavad broneeringuid ja enamik neist kasutab seda loteriisüsteemi. Hea uudis on see, et osalemine on tasuta. Sa lihtsalt valid paviljonid ja tead ajad, mida proovida tahad. Kui raske see olla saab, eks? Mitu võimalust sa siis saad? Kas see on ühekordne asi või tavaliselt on peamised loteriivoorud 2 kuud ette,
7 päeva ette ja siis viimane 1 päev ette. Niisiis mitu hammustust kirsist nii-öelda. Minu tegevuskava, mis on lihvitud suure frustratsiooni ja veateatete vahtimisega, oli selline. Esiteks, ja see on ülioluline, seo oma ostetud piletid oma Expo ID-ga Expo piletite portaalis, see link lähed ka kirjeldusse muidugi, see on hädajajalik nende etteloteriides osalemiseks. Saad aru? Olgu, piletid seotud. Mis edasi selles suures plaanis? See läheb põnevaks. Teiseks, otsusta, millisesse loteriivooru siseneda. Sa võid ja ilmselt peaksidki proovima neid kõiki erinevate asjade jaoks. Miks mitte, eks? Kolmandaks, teed kuni 15 nutikat valikut loterii kohta. Neid võivad olla erinevate paviljonide jaoks või siin on minu nii-öelda salarelv, minu pro-nipp. Kasuta kõiki oma 5 kohta erinevatel aegadel ühe konkreetse paviljoni jaoks, mida sa absoluutselt pead nägema. Pane kõik oma munad sellesse ühte väga ihaldatud korvi. Julge, eks ole? See on nutikas. Sa siis tõesti keskendud oma võimalustele, oma tippvalikule selle asemel, et neid laiali jaotada. Huvitav. Mulle meeldib su stiil. Täpselt. See suurendab sinu võimalusi selle ühe auhinna saamileks, vähemalt teoorias. Neljandaks, esita oma valikud ja sa saad neid tavaliselt muuta kuni tähtajani. Mis on kasulik, kui sa muudad meelt või kuuled uud nippi? Lõpuks, ja see on oluline, kontrolli tulemusi otse oma Expo piletikontolt. Ära lihtsalt istu ja oota e-kirja, sest vahel need ei saavu või hilinevad või lähevad rämpsposti. Tead, kuidas see on? Milline tüütus? Niisiis, kas see suur plaan sinu jaoks töötas? Leidsid sa kullaaugu? Ma võitsin tegelikult ihaldatud koha Sumitomo paviljoni 7-päevases loosis, kontrollides hoolikalt oma kontot. Aga hea uudis neile, kes loteriisid ei armasta, mitte kõik paviljonid ei nõua broneeringuid. Suured nagu Jaapani paviljon, Sumitomo paviljon ja Gundami paviljon on tavaliselt selles kohustusliku broneerimisnimekirjas, nii et ole nende jaoks valmis. Seal on džungel. Niisiis, $1 000 küsimus, Musa. Mis siis, kui õnns loteriiga lihtsalt sinu poole ei ole? Sa oled teinud oma 5 valikut selle kohustusliku paviljoni jaoks ja mitte midagi. Kas see on siis nende populaarsete kohtade jaoks omamoodi lõpppeatus või on ehk muid võimalusi? Kuidas tead hiilida või vähemalt proovida? Kas on lootust? Ütle mulle, et lootust on. Seal algabki sinu Expo vastupidavuse tõeline proovi, Kivisaara. Kui sa loteriid ei võida, siis absoluutselt mitte mingil juhul ära anna alla. Kui sa oled füüsiliselt Expol sees, jätka samapäevsete kohtade proovimist. Uued kohal ilmuvad rapis, usu või ära usu. Sa pead olema visa, pidevalt rappi värskendama, nagu su elu sellest oltuks. Ma sain niimoodi teisel päeval Korea paviljonisse sisse lihtsalt olles, natukene obsessiivne värskendusnupuga. Samal ajal väga kalli kohvi rüüpides. Teed, mis tegema pead, eks? Niisiis. Valvikus on küttimise tähtsus, isegi pärast vääratest läbipääsu. Sa mainisid ka varem rahva hulku ja potentsiaalset sensorlist ülekoormust. See on rildi tõesti kaalinguse, eriti peredele või kõigile, kelle sellised keskkonnad väljakutsed pakuvad, eks ole? See ka mõne jaoks nagu õhtunäimat. Kindlasti. Teine suur väljakutse on tohutu inimeste hulk ja pidev sensorne sisend, müra, lõid, kõik. See oli eriti raske minu autistlikul pojal. Me saime kahjuks ühel oma päevadest näha ainult ühte paviljonit, sest see oli tema jaoks lihtsalt liiga palju. Isegi Expolt läpkumine sisaldas neid tohutuid aeglas liikuvaid järjekorsi. See oli müllal. Kiiuta ette. Mis siis seal nõuanneks on? Kuidas sellise asjaga toime tuha? Kutsuv toon. Sa pead kindlasti planeerima pause, kindlasti. Ma kuulsin, et Expo mainib oma ligipääsetavuse lehel madala stimulatsiooniga alasid. Jälle proovime selle info kohta lingi kirjeldusse saada. Neid tasub kindlasti uurida, kui sina või keegi sinuga kaasas olevatest võiks neist kasu saada. See on paljude perede jaoks tõesti oluline punkt ja midagi, mida ma oleksin soovinud varem rohkem teada, ma arvan ausalt öeldes. Millised elupäästjad need olla võiksid? See on nii väärtuslik teadmine, Muusa. Asi pole ainult asjadesse sisse saamises, vaid kogu kogemuse kõigile hallatavaks ja nauditavaks muutmisel.
Vaatamata nendele, olulistele takistustele leidsid sa selgelt strateegiaid, mis sinu jaoks töötasid. Kas sa saad jagada veel mõningaid oma tipp-EXPO nippe, mida meie kuulajad saaksid ehk oma tööriistakasti lisada? Need tõelised pärlid, salajane kaste. Soo kutsuv toon. Absoluutselt. Need on nii-öelda säravad auhinnad kõigist nendest katsumustest ja viletsustest. Kindlasti. Need asjad, mis tegelikult töötasid. Esiteks, minu #1 loteriisaladus uuesti, sest seda tasub korrata. Kui sa oled meeleheitel näha ühte konkreetset paviljoni, kasuta kõiki oma 5 loteriivalikut erinevatel saadaolevatel aegadel selle paviljoni jaoks. See tõesti suurendab sinu võimalusi selle ühe konkreetse asja jaoks. Ära jaota end liiga laiali, kui üks asi on prioriteet. Loogiline, eks ole? Sain aru. Mida veel sinu nipikotis on? Räägi välja. Soo kutsuv toon. Samapäevaste kohtade visadus. Jätka seda broneerimisrakenduse värskendamist, isegi kui sa näiteks ootad teistes järjekordades toidu või millegi muu jaoks. See töötab. Ma sain paviljoni koha vaid minutite pärast seda, kui olin tegelikult EXPO alale sisenenud. Tundus nagu oleksin uuesti loteriiga võitnud. Ja ainult broneeringuga müüt või vääralusaut. Mõned paviljonid võivad rakenduses või kaardil öelda ainult broneeringuga, aga tasub alati viisakalt küsida töötajatelt sissepääsu juures. Vahel neil on väike elav järjekord või staatus võib päeva jooksul muutuda. See olukord on üllatavallt muutlip. Sa oleksid üllatunud. Kes oleks osanud arvata? Niisiis, natuke viisakat pärimist võib kaugele viia ja visadus tasub end ära. Aga rakenduse enda navigeerimine. Kas seal on mingeid veidrusi, mis võivad inimesi kommistama panna? Sest rakendused võivad olla nii tüütud, eks sä? Soo kutsuv toon. Rakendus. Ametlik EXPO 2025 külastajate rakendus võib olla natukene aeglane, ma tunnistan. See pole kõige kiirem, aga see on üsna oluline broneerimisvajaduste ja praeguste ooteaegade kontrollimiseks. Üks naljakas asi. Paviljonide otsimisel, kui sa ei leia ühtegi nime sisestades, proovi tühja otsingut. Lihtsalt vajuta otsingu nuppu ilma midagi lahtrisse kirjutamata. Vahel see toob terve nimekirja esile. See on veider. Kas sa suudad seda loogikat mõista? Kõik suure tähtedega kundami jaoks. Sain aru. See on just selline sisseringi teadmine, mida me siit otsimegi. Geniaalne! Ja kundami paviljoni jaoks. Mingil põhjusel pidin ma selle nime kiritama kõik suure tähtedega, et see ilmuneks. Lihtsalt üks neist väikestest asjadest jäädi. Rakenduse disaini müsteeriumid. Minu nippgruppide lissi oli selline. Ma ostsin 3 piletit oma ühe EXPO ID-ga. See oli minu naise, sõbra ja minu enda jaoks. Me sisenesime kõik koos justkui kasutades lihtsalt QR-koode minu telefonis. Sissepääseks ülipõgas jah. Individuaalsed ID-d on peamised siis, kui plaanite eraldi paviljonide broneerimiseks lahku minna või kui on teatud interaktiivsed eksponaadid, mis nõuavad individuaalset registreerimist. Aga lihtsalt sissesaamiseks piisab alati ühest ID-st. Nii lihtne see ongi, Need on tõelised fantastilised, väga praktilised nipid, Musa. Siis tuues kokku kõik need mitmekesised kogemused ja nupkad nipid, milline on peamine nii-öelda kaasavõttav sõnum meie kuulajatele, kui nad hakkavad oma Osaka EXPO 2025 reisi planeerima, kuidas nad saaksid kõige paremini rakendada neid õppetunde, mida sa tänas jaganud oled. Mis on kuldreegel? Soo kutsuv toon. Olgu siis suur pilt, suur strateegia, eks ole. Esiteks ja enne kõike, planeerimine on absoluutselt vähetatumad. Kasuta igat loteriivõimalust, mis sul on. Kui sa oled tegelikult EXPO-liin, siis ole kullik nende samapäevaste kohtade jaoks, mis võivad vabaneda. Sa pead leppima sellega, et mõne asja jaoks on järjekorrad ja jäänud rühmedagi kannatlik. Usu mind, kui sa seda teed, siis näed tõelist hamastavat asja, jah? See on natuke vaeva väärt. Ka see pole mitte alati reisimisega nii. Ja ajastus? Kas on mingi maagiline tund või täev? Soo, kutsuv toon. Teiseks,
pea meeles, et õhtutunnid on üldjuhul märkamisväärselt vähem rahvarohkased. Aripäevad on kindlasti paremad kui nädalavahetused. Kui sinu ajakava seda võimaldab, kindlasti. Ja ära anna rakenduse osas anta, isegi kui see vahel natuke masendav on. Vaatamata kõigile esimestele nii-öelda raskustele ja õppekõrvele, õnnestus mul 3 päeva jooksul näha enamikku tipptasemel kohustuslikke paviljone. Seetõttu see on võimalik. Näed, lootust on. See on julgustav kuulda. Kas on veel mingeid viimaseid praktilisi asju, mida inimesed teaksid meeles pidama enne kui kotid pakivad? Need pisiasjad. Oh jah, oluline praktiline punkt. Expo on silarahana ala. Me hoolitseme selle eest, et paneme selle konkreetse silarahana infolingiga kirjeldusse kuudik. Niisiis kohal peal silaraha millegi jaoks ei. Sul on vaja kasutada IC-kaarte nagu Suitsave Ecokö ja teisi e-raha optsioone. Neil on ka silaraha kaardiks masinad olemas, kuhu sa hätta jääd lihtsalt teadmiseks, nii et sa jää täiesti hätta. Jumal tänata selle eest. Ja need kiirpiletid. Ikkagi natuke riskantsed. Ja viimane oluline hoiatus nende kiirpiletite ohta, mida ma varem mainisin. Kui sa ostad need piletid sellest konkreetselt saidist, siis tagasimakseid ega kuupäeva muutusi ei lubata. Nii et ole oma plaanides väga kindel, enne kui sa need ostad. Loe see peeneskirjas tekst läbi. Sa ei taha ju mingeid ebameeldivaid üllatusi, eks ole? See on olnud uskumatult sisukas, Musa. Ja ma tunnen, et olen juba nii palju õppinud ja ma pole isegi veel lendu broneerinud. Sa oled kindlasti demüstifitseerinud palju sellest, sageli segadust tekitavast Osaka Expo protsessist. Kas sul on kuulajatele veel mingeid viimaseid tarkuse sõnu või? Ja see on oluline. Kust inimesed leiavad sinult ja sinu seiklustest rohkem reisinõuandeid? Võib-olla kui nad eelistavad asju lugeda, mitte ainult kuulata. Mis on nende järgmine samm? Kokkuvõttes tegelikult järjekordade alistaline ja tõeliselt fantastilist ja meeldejääva kogemuse saamine Osaka Expo 2025 on kindlasti võimalik. See nõuab lihtsalt natuke nutikat eelnevat planeerimist ja head tervislikku annust kannatlikkust, kui sa seal oled. Ära lase järjekordade mõttelen täielikult heidutada. Kas sa saad mulle seda lubada? Kui sulle meeldis see kõige esimene Kaja episood, siis palun kaalu meie podcasti tellimist, võib-olla jätad arvustuse, kui sa oled helde ja anna meile hinnangu, kui sinu podcasti rakendus seda võimaldab. See aitab teistel reisijatel meid leida. Ja lugejate jaoks, need, kellele meeldib kõike kirjapanduna näha. Ma olen kindlasti Saaraga tagasi järgmises episoodis uue seiklusega ja jah, absoluutselt. Neile teist, kes eelistavad seda tüüpi asju üksikaldamat lugeda või tahavad lihtsalt veelgi rohkem üldisi reisinippe, sihtkoha juhendeid ja võib-olla inspireerivaid lugusid, ärge kindlasti unustage külastada meie veobisaiti withwonder.com. Meil on tegelikult seal saidil olemas täielik üksikalden ülevaade sellest Osaka Expo juhendist koos kõikide mainitud linkidega ja ma mõtlen kõiki neid ja kõik, selgelt välja toodud. Link saidile withwonder.com on muidugi kohe seal selle podcasti episoodi kirjeldules, nii et vaata see üle. Kuidas selline teenindus tundub? Musa, suur tänu sulle selle hindamatu ja ilmselgelt väga raskelt kettevõitlused Expo kogemuse jagamuse eest meiega täna. Sõbrad, see ongi meie kõige esimese Kaja jaoks peaaegu kõik. Issand, kas tõesti on juba tund möödas? Aeg, nagu öeldakse, lennab, kui sa oled sügaval Expo planeerimise kaevikutes. Tõesti lennab, eks ole? Tundus nagu 5 minutit. Me oleme navigeerinud Osaka Expo piletite keerdkäike ja loodetavasti tunnete end kõik natuke paremini ettevalmistunud. Julgen öelda elevit, minu lemmikosa. Kindlasti Musa kõik mängu loteriinib selle kohustusliku paviljoni jaoks. See oli üsna nutikas, pean me mõnistama. Milline strateegia? Niisiis, kõigile meie suurepärastele kuulajatele. Aitäh, et kuulasite meie kõige esimest episoodi. Meil on suur hea meel, et olete meiega. Absoluutselt. Aitäh kuulamast kõik ja hei, kui teile meeldis, mida kuulsite, tehke meile suur teena ja vajutage seda seidnuppu ja kui teile tõeliselt meeldis, siis võib-olla rääkige sõõrale. Meie eesmärki on siin luua suurepärane community. Tõepoolest, ja siin on midagi väikest oodata. Meil on eesmärk, kui me saavutame oma esimese 1000 tellija, plaanime tõeliselt lõbusa võistluse, mõnede ametlike, teemaliste üllatustega, nii et mida varem me sinna jõuame, seda varem algab hõbi. Ei taha sellest ilma jääda, eks ole?
Võistlus, nüüd sa räägid. Niisiis jah, palun, tellige, jagage ja olge valmis selleks. Ja muidugi kõik veebisaidid, millest me täna rääkisime, alates ofitsiaalsetest Expo lehtedest kuni Kluukini ja meie enda withwonder.comini, kõik need lingid ootavad teid podcasti kirjelduses. Imelihtne. Suurepärane. Järgmiseni Kajas, hoidke passid käepärased ja seitluse vaim veelgi käepärasemad. Head reisialalt kõik, milline sõit see täna on olnud? Ma poleks osanud seda paremini öelda. Jätkage avastamist, Fraad.